tunni eest sisenesid Edgar Savisaare ja Ihu advokaatide büroosse Lextal 2 linnavolikogu revisjonikomisjoni liiget. Kontrollima mindi Tallinna käivitatud ühistupanga asutamise sihtasutuse dokumente, kuna on alust arvata, et maksumaksja raha ei ole sihipäraselt kulutatud. No siin tänaval sain kokku 2 Tallinna revisjonikomisjoni liikmega ja me ei ole siin sugugi mitte juhuslikult, et mehed, kuhu minek on? Tere, oleme minemas revideerima Tallinna munitsipaalpanga asutamise sihtasutust. Sihtasutus on juba pikalt tegutsenud ja meil on siis plaanis minna nii-öelda munitsipaalpanka puistama või ilukirjanduslikult väljendada, aga tegelikult me lähme vaatame, et kuhu siis need rahasummad on kulunud, mida linna eelarvest on nii-öelda munitsipaalkapitalismi edendamiseks Tallinnas eraldatud. Kuid miks minnakse linnapanga sihtasutuse tegevuse seaduslikkust kontrollima just siia Rävala puiesteel asuvasse majja, kus asub ka Edgar Savisaare jõuadvokaatide büroo Lextal? Põhjus selleks on ilmselt see, et munitsipaalpanga asutamise sihtasutuse juhatuse esimees on Üllar Talviste, kes on ka ise Lextaliga seotud. Selge, aga... Ja praegu ka Savisaare kaitse selles korruptsiooni seoses, et Lextal on pikaajaliselt Tallinna linna ja Edgar Savisaart teenendanud. Munitsipaalpanga asutamise sihtasutus siin just nagu ei asu. Siin asub küll Lextali advokaadibüroo 8. korrusel. No, järelikult tuleb nendel asjadel just võrdusmärk. Kui aga veelgi täpsemaks minna, siis mida revisjonikomisjoni liikmed täna siit ikkagi leida proovivad? Aga tegelikult, mis meil munitsipaalpanga või selle ühistupanga puhul kõige rohkem häirib, et Tallinna linnas selle asemel, et tegeleda kohaliku omavalitsuse ülesannetega, mis on kohaliku elu edendamine, tegeleb linnapea munitsipaalkapitalismi arendamisega, et meil on kahjumis olev munitsipaalpood, meil on politsei, televisioon, mis neelab meeletult raha, nüüd siis pank, need ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanded. Täna on meil infot, et linna maksumaksja raha on kasutatud vähemalt 5 300 050 euro ulatuses, et need summad on olnud kõigepealt 50 000 eurot, siis 300 000 ja siis 5 miljonit, mida linnavalitsus on eraldanud sihtasutusele. Revisjoni tulemus peaks eeldatavasti selguma detsembri alguseks.